tere, armas teekaaslane! Teeme jällegi sellise kanalduse ja kaardi sõnumitega lugemise, kus ma lihtsalt esitan elule küsimuse, mida meil on vaja praegu teada. Vaatame, kuhu see kaardi lugemine meid viib. Võib-olla sa juba pealkirjast nägid, sest ilmselt see ilmutub ennast hiljemalt selle kaardi lugemise lõpuks. Olen Stella Shakti, minu tegemiste kohta leiate rohkem stellashakti.com koduleheküljelt. Saate ka tulla osalema eraseansil või e-koolitustel, kui on soovi. Ja selle kohta leiate siis infot mu koduleheküljelt või võite ka mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com. Aga siis praegu sõnumid järgmised, mida elu tahab meile praegu öelda, mida on tarvis teadvustada. Ahaa, siin on väga paljude inimeste õppetunniks õppida lahti laskma sellest, mis ei ole toetav, mis ei ole väestav, mis ei too sisemise rahuga kooskõlas olemise voogu, mis on see, mida vaja lahti lasta. On selline jäikus või külmus enda sees, et muidu mõõkade kuningas on selline väga jõuline endale truuks jäämine, aga lahti lastes enda sees jäikuse või niisuguse jaheda energia ilmselt hakkab ilmutuma see, et me ei pea nii palju reegleid jälgima või järgima. Me ei pea tegema asju nii, nagu me kogu aeg oleme teinud, vaid selle järgneva eluetapi ülesanne on meid tuua maagi energiasse, ehk siis mitte leppida vähemaga kui see, mida me päriselt soovime, et me keskenduksime sellele kõrgemale potentsiaalile ja jätaksime nii-öelda nagu sellised jäigad kokkulepped küsimärgi alla ja muudaksime oma kokkuleppeid, kui me oleme neid teinud. Ja me näeme, et senised kokkulepped või harjumused või siis enda sees otsused ei ole hetkel vilja kandvad, et siis lasta lahti sellest, kui me näeme, et me oleme midagi valinud ja otsustanud, aga see ei ole kõige kõrgem, mis oleks meiega kõige enam kooskõlas. Ja me saame aru sellest kooskõlalisuse puudusest selle järgi, et me oleme sisemises konfliktis või siis ka väga palju konfliktsituatsioone peegeldub väljapoolt, siis see võib tähistada mitut erinevat asja, et me ei ole oma otsustes piisavalt arvestanud sellega, et me ennast ise väärtustaksime, paneksime ennast esikohale või seaksime oma tee kõige olulisemaks vastutuseks enda elus. Ja kui sellised haiget tegevad sõnad, haiget tegevad kogemused on üles kerkinud, siis on soovitus aga vaadata, aga kuidas ma nüüd saan uut moodi looma hakata, mida mul on vaja endal nüüd alustada, et see, mida ma loon, oleks tõesti kõige kõrgema kogemusega kooskõlaline. Et selline julge uue võimalikkuse vaatamine on see, mida elu palub meil ette võtta. Jah, ja kuigi see edasiliikumine ei pruugi tunduda koheselt, et see on väga kiire, siis vaikselt, samm-sammult oma elu muutmine võib olla just see, mida elu kutsubki meid tegema, et selleks need konfliktkohad või situatsioonid ongi üles tulnud, et me vaataksime, aga mis siis praegu on võimalik, kuidas ma saan juba esimesed sammud, esimesed otsused teha selles suunas, mis mind ennast kõige rohkem kõnetab. Ja kuigi see situatsioon või olukord võib tuua kaasa endaga selliseid palju magamata öid või raske on uinuda, siis tead, su mure on asjatu, et me suudame väga hästi tegelikult navigeerida selle vahel, mis on vana ja seda vaikselt lahti lasta ja keskenduda sellele, mis on uus ja seda vaikselt luua, ehk siis ei ole vaja siin nagu uisapäisa tormata, vaid teha seda elulaeva ümberpööramist tasapisi ja hoides tasakaalus
iseennast, oma närvisüsteemi, oma sissetulekuallikad ja nii edasi, ehk siis ei ole vaja nii-öelda nagu perutades edasi minna, vaid rahulikus tempos ja rahu võtmes. Et see, millest me praegu võime väga suurt abi saada, on oma sisemise õpetaja kuulamine, enda südame kuulamine ja selle tõe nähtavale toomine. Et meie kõikide sees on olemas selline imeline navigatsioonisüsteem, mis on siis meie enda südame juhatus. Kuna süda on ühenduses kõikide teiste südametega, siis see, mis on parim sulle, on tegelikult ka parim kõikidele teistele, nii et usaldades enda südame juhatust, jõuad sa õitsengusse ja mida rohkem sa südant usaldad, seda kiiremini protsessid liikuma hakkavad nii sinu kui kõikide kõrgemaks hüvanguks. Ehk siis ülesanne ei ole praegusel hetkel mitte alla anda ja öelda, et näed, see oli ebaõnnestumine, vaid see, et elu valmistab mind praegusel hetkel uueks eluetapiks, mis on veel rohkem minuga kooskõlas. Ja selline liigne kirglikkus või liiga suure hurraaga asjade tegemine, selle võiks praegusel eluperioodil panna kõrvale, et oleks hästi selline stabiilne, rahulik voog enda sees. Ei ole vaja kiirustada, ei ole vaja jõuga olukordi nii-öelda esile kutsuda, vaid lasta sellel vanal tsüklil lõppeda, kus me võib-olla oleme läinud mingis mõttes kas enda vastu või õpime aru saama, et vastuolud on normaalne elu osa. Need konfliktsituatsioonid või väljakutsed on tegelikult aktivatsioonid, mis meid aitavad ärgata veel kõrgemasse kohalolu teadlikkusse, algallika teadlikkusse. Et selline enda elu ümberkujundamine on tegelikult igaühe enda vastutusel, see on sisemine töö, mida meil on vaja teha, järjest ja järjest tunnistada ka, kuidas mulle tegelikult meeldib, mis mulle tegelikult meeldib. Et kui me näeme, et ma isegi ei julge unistada, siis tasuks vaadata, miks ma olen ennast takistanud, mis on see, mida ma olen tundnud, et on mind tagasi hoidnud. Need on sageli meie enda uskumused, millest saavad alguse siis universumi peegeldused meile. Ja selleks, et neid uskumusi muuta, on vaja õppida aru saama, et planeet Maa suunab meid alati läbi kehatunnetuse, et õppida rohkem oma keha tunnetama, mida ma tajun, mida ma tunnen, mis on minu jaoks magnetiseeriv ja mis on eemale tõukav. Et veelgi selgemalt see kogemus enda jaoks selgeks teha ja teha seda, et niipea, kui sa oled hakanud õigele teele minema või veel rohkem oma südamega kooskõlas olevale teele minema, siis tuleb su ellu vajalik toetus, tugi, võimalikkused avanevad, uksed avanevad ja sa näed, et see kõik tegelikult päeva lõpuks aitas su unistuste täitumisele kaasa, nii et ei ole vaja karta, vaid julgelt edasi minna, et see, mida ma tajun, mida see kaardi lugemine praegu toob, ongi siis julguse pühitsus edasi liikumiseks. See saabki olema siis selle kaardi lugemise põhisõnum. Et see edasi liikumine ei ole sul siin määratud olema üksi, see on kindlasti partnerlusega seotud, on see sinu kaksikleegiga või tööalased partnerlused, et ühesõnaga uued uksed avanevad sinu jaoks, et see ei ole suunatud praegusel hetkel eralduma maailmast, vaid tuleksid rohkem enda sees oleva õiglusega kooskõlla. Et kuigi siin kaardil on kujustatud naisenergiat, kes siis hoiab neid õigluse kaalusid, siis minu jaoks õiglus on tegelikult mees- ja naisenergia kooskõla. Ehk siis see, mida ma tunnen, et on parim, seda ma ka enda meesenergiaga endast toetan. Minu otsused, minu piirid, minu valikud, minu igapäevased sammud lähtugu sellest, mis on toetamas minu heaolu, et enda heaolu on esikohal. Ja vahetevahel me võime avastada ka seda, et meil on vaja mingist kogemusest nagu ots ringi pöörata. Et mõnes mõttes me tuleme nagu tagasi, et võib-olla me oleme õppinud mingeid asju mingil moel tegema
ja siis elu ütleb, aga nüüd liigu teistpidi. Ja sellest ei ole midagi, et me vahepeal oma suunda muudame, sest mingisugused karmalepingud või mingid karmaülesanded saavad tehtud, siis tulevad jälle uued kogemused ja uued sündmused. Et lõpetamine on sama normaalne kui alustamine, kuigi paljude jaoks tundub lõpetamine, et see on väga hirmus või väga raske. Sest tihtipeale ei ole meil vaja ju mitte lõpetada nagu välised kogemused, vaid sisemised hoiakud ja need sisemised hoiakud, kui me oleme need häälestanud vastavalt sellele, mis meid kõige enam toetab ja teenib, hakkab ka siis välises maailmas tooma meile uut võimalikkust ja uut peegeldust ja uusi vaatenurki. Ja kui sul on siin küsimus olnud näiteks armastajate teemal, et siis on siin, et see, kui sa lähtud veel rohkem enda sisetundest, siis see mõjub sinu partnerlussuhtele väga hästi, kas siis olemasoleva partnerluse dünaamikate muutuse läbi tervenemine ja harmoniseerumine või siis uue partnerluse tulemine. Et sa ei jää millestki ilma, mida sa oled soovinud või mida su hing on ihanud. Et siin võib olla sellist rahutuse energiat ja tahtmist ringi joosta selle asemel, et enda sisse vaadata, aga elu ütleb, et kui sa pöörad pilgu enda sisse, siis see, mida sa hakkad nägema, on võimalikkus. Aga selleks on vaja rahutuse joonduse asemel võtta rahujoondust. Ma joondun kõigepealt rahuga, enne kui ma teen otsused või langetan valikuid, siis ma enne kõike rahunen ja lõdvestun. Et siis tuleb ka see sisemise mehe ja naise sisemine abielu, sisemine harmoonia meile nähtavaks ja seda hoides enda sees au sees ja seda teadlikkust kasutades, et harmoonia saab peegelduda ka välises reaalsuses. Nii et praegu see edasiliikumine, kuhu me liigume, see ongi siis vanast karmatsüklist uude dharmatsüklisse, mis on eluülesande täitmine, et võib-olla varasemalt oleme teinud siin suurt puhastust oma suguvõsa energiates, enda energiates, et nüüd tuleb palju kergem ja lihtsam elufaas ja see on jumalikult juhatatud. Ja jumalik juhatus tähendabki siis seda, et ma lähtun armastusest ja heast enesetundest, sest Jumal on armastus ja armastus on Jumal. Nii et kui me lähtume sellest, mis meile päriselt meeldib, siis see, mis meile meeldib, see hakkab meid ka edasisel teekonnal toetama. Et siin võib olla selliseks väljakutseks puudusteadus, et ma ei usalda, et kuna mul ei ole veel kogemust, siis ma ei tea, kas ikkagi see pinnas kannab, kui ma nüüd uutmoodi looma hakkan. Aga elu ütleb, et karikate 10 sõnumid saates meile, et päris kindlasti sa tunned ära hea enesetunde järgi, mis on sinu teed, sa ei pea kahtlema, et kas see on õige või kas seda tohib või et ühesõnaga ei ole vaja kahelda armastusest, sest see, mida sa soovid, seda soovibki elu sulle tuua. Vot sellised sõnumid selles julguse pühitsuses edasiliikumise teel. Soovin sulle südamest õnne, õnnistusi, julgust, palju rõõmu enda rõõmu tee avastamisel ja taas avastamisel ja jätkamisel. Ning kui sa soovid, siis saad minuga ka ühendust võtta, et eraseanssi kogeda inspiratsioonikool@gmail.com, saadan sulle lisainfo meilile. Ole õnnistatud!